Sisuloome kui kultuuri peegeldus, 4 alahinnatud oskus turunduses, sisu taaspaketeerimine ja selle jagamine. Mina olen Taavi Altpuu ja need on teemad, mida me tänases digiturunduse mõttekodu podcastis kajastame. Sisuloome kui kultuuri peegeldus. Mõistes oma kliente, nii nagu me eelmises podcastis ka rääkisime, ja nende vajadusi saame me parema aru saama sellest, et tegelikult valdkonna eksperdina seisame me mingi kindla kogukonna huvide, uskumuste ja väärtushoiakute eest. Me ei ole lihtsalt flyer postkastis, mille ainus eesmärk on põleda heleda leegiga ahjus. Me oleme häälekandja, me oleme autoriteet, peegeldus meie enda kogukonnast või meie ühiskonnast, keda me esindame. Ja seetõttu on igal kogukonnal omad kanalid, kus nad infot jagavad oma vahel, kus nad infot tarbivad ja igal kogukonnal on omad väärtushinnangud, mille alusel nad joonduvad, mille alusel nad käituvad ja mille ajendil nad igapäevaselt toimetavad. Ja iga kogukonda jällegi samas mõjutavad välised tegurid, millega on neil vaja kohaneda selleks, et nad saaksid eksisteerida ja et nende mõttemaailm oleks seotud ülejäänud maailmaga. Seetõttu ongi meil vaja mõista oma reaalset klienti, mis tema peas toimub, millist sisu ta tahab. Tihti on tegelikult selle sisu taga kultuur, ehk siis see sisuloome, mida me loome, on tegelikult kultuuri peegeldus. Ja selle kogukonna mõistmine, keda meie esindame siis valdkonna eksperdina, tegelikult mõjutab ka seda, kuidas me vormime sisu lõpptarbijale, lõppkliendile. Ja sisuturundus annabki selleks väga hea võimaluse tänases maailmas seda kultuurilist aspekti sisse tuua ja selle kaudu resoneeruda siis selle kogukonnaga. Ja see annab võimaluse panna oma potentsiaalse klientuuri sinust rääkima orgaaniliselt, sa ei pea selleks raha kulutama. Sa teed lihtsalt postituse, mis on sinu klientuurile sobilik, mõistes neid, aru saades nendest ja nad ise jagavad seda teistele inimestele, nad jagavad seda orgaaniliselt, nad loovad selle taha viraalsuse, nad tekitavad seda bassi, ehk siis tekitavad seda kõneainet selle postituse taha ja selle kaudu on sul võimalik oma sõnumit kommunikeerida. Ja mõistes, mida see kogukond tarbib, kuidas ta tarbib, on meil võimalik siis ise sisuloojana seda protsessi juhtida ja sellest ka kasu lõigata. Ehk siis mõte on selles, et sisuloomesse tuua uut hingamist, kasutades selleks siis kliendi intervjuude varasemaid tähelepanekuid ning kogukonda mõjutavaid kultuurilisi elemente. Et kui on näha, et kasutatakse meeme väga palju selles kogukonnas, siis võib-olla on sul paslik teha selliseid meemidega seonduvaid postitusi. Samas jällegi kultuuriline informatsioon antakse edasi ühiskonna kaudu ja internetikultuuris seda informatsiooni edasi anda. Selle edasiandmine vajab loovust, see vajab julgust testida, see vajab järjepidevust, et see ei ole lihtsalt ühekordne selline sutsakas, et me teeme selle ühe postituse sellisena ära, mis läks viraalseks ja me rohkem ei tee. Et me peame ikkagi hoidma seda järjepidevust, sest kui me kaotame selle järjepidevuse, siis lihtsalt ei jälgita meid, ei hoita meie tegemistega kursis, ei jõua see sõnum soovitud inimesteni. Ja seetõttu ongi sisuloomel, kui me tahame rohkem inimesi kõnetada, vaja sellest mugavustsoonist välja tulla, anda siis seda infot kiirelt inimestele edasi õiges vormis ja sisuloojatena võib-olla me tekitamegi endale sellise mentaalse barjääri tihti, kus internetikultuuri evolutsioon on kiiremini arenenud kui organisatsiooni sisekultuur ja seetõttu me ei julge võib-olla mingit formaati või postitusi postitada ja katsetada või mingit sõnumit kommunikeerida, sest me oleme võib-olla enda sellises väikeses kuubikus kinni ja see ei anna meile võimalust areneda, see ei anna võimalust sisuloome innovatsiooniks ja seetõttu väga paljud ideed võivad tegemata jääda ja see kasulikkus või väärtus võib sealt ka nagu tulemata jääda. Et hea näide siinkohal on näiteks TikTok, ütleme internetimeemid. Tegemist on lühikeste ning tabavate sisuformaatidega, need on positiivsed, need kutsuvad esile väga tugevaid emotsioone, nad on osalusele rõhuvad,
Nad on lihtsa esitusviisiga, nad on prestiižikad, nad on positsioneeritud. Paljudes ettevõtetes ei ole just seda sobivat organisatsiooni kultuuri, et näiteks TikToki või interneti meeme jagada, sellepärast et on mingisugune status quo mõnel ettevõttel, kus lihtsalt ei ole võimalik seda teha. Nad on kahe käega selle vastu, et seda jumala eest ei tehtaks. Et samas jällegi see võib-olla kõnetab seda sobivat sihtrühma ja tekitab neis seda personaalset sidet, autoriteetsust. Et see on selline õhkõrn piir, mille peal tuleb proovida ja katsetada, testida. Et tihtilugu, mis juhtuda võib, on see, et kuna täna tuleb väga palju uusi ettevõtteid ikkagi digikanalitesse, siis tekib selline konkurents selle tähelepanu osas, suurem konkurents tähelepanu osas. Look at me! Kui sama valdkonna enamus tegijatest on kõik nagu kohal ja sama selle tähelepanu eest võitlevad, siis see, kes liigub agiilsemalt, kes on nagu paindlikum oma tegevustes, nendel on ka suurem tõenäosus seda turuosa või mindshare'i inimeste ajusagarates võita ja seekaudu ongi mõistlik seda sisuloomi innovatsiooni tuua ja kultuurilisust peegeldada ja seda, mis kultuuris parasjagu toimub. Ja see on teema, mille peale tasub paljudel ettevõtetel oma turunduskommunikatsioonis mõelda ja läheneda sisuloomele vähe loovamalt, vabamalt ja mitte piiridesse kinni jäädes. Nüüd 4 alahinnatud oskust turunduses. 4 alahinnatud oskust turunduses. Esiteks kirjutamine. Mida kaasahaaravamaid tekste sa oskad turundajana kirjutada, seda parem turundaja sa oled. Miks ma seda väita julgen, on see, et sa õpid oma mõtteid edastama inimestele oluliselt lihtsamini ja oluliselt efektiivsemalt. Su mõte jõuab reaalselt inimestele kohale, sest kui mina kirjutan teksti valmis, siis ma alustan juhtmõttest kuni siis lõpptekstini, aga inimene, kes seda teksti näeb, alustab protsessi hoopis teisest otsast, ta näeb seda teksti ja siis ta jõuab teksti lugemise lõpus, jõuab selle juhtmõtteni. Ja seetõttu on vaja osata seda juhtmõtet inimestele edasi anda teksti kaudu ja kui seda oskab turundaja väga hästi teha, siis järelikult on tema sõnum efektiivne, inimesed saavad selle sõnumi väga hästi kätte, nad omandavad selle ja see jääb 2 kõrva vahele. Ja seetõttu tekitatakse suuremat mentaalselt kättesaadavust siis lõppkokkuvõttes sellel brändil inimese peas. Ja seetõttu ma näen, et see kirjutamine on täna alahinnatud. Kuidas paremini kirjutada? Kirjuta iga päev, 365 päeva aastas ja sa näed, kuidas sinu kirjutamise oskus areneb. Nüüd teine alahinnatud oskus turunduses strateegiline mõtlemine, ehk siis mõeldes turundusele strateegiliselt, mitte kampaaniapõhiselt, suudad sa pikaajaliselt ettevõtte käivet mõjutada. Kampaaniapõhise lähenemisega paigutad sa lihtsalt haavale plaastrit, aga strateegilise mõtlemisega aitad sa seda haava ka reaalselt ravida. Nii et sellele mõeldes strateegiline lähenemine turundusele on pikas perspektiivis mõistlik ja õnneks on näha, et ettevõtted liiguvad ka sinna suunas. Turundus ei ole lihtsalt selline ühekordne sutsakas, mida tehakse, lisatakse väike eelarve sinna ja loodetakse sealt parimat, fingers crossed, vaid see on ikkagi süsteemne, läbimõeldud ja tulemustele orienteeritud tegevus, millel on reaalne strateegia ja tegevuskava taga. Kolmas alahinnatud oskus turunduses on empaatiavõime. Empathy is required. Ehk siis võime tajuda teiste inimeste emotsioone, tundmusi, tundeid ja vajadusi. Ehk ma näen täna sellest empaatiavõimest jääb puudu. Ei saada aru või isegi ei taheta aru saada kliendist. Leitakse, et ma teen oma asja kiirelt ära, mul on tööülesanded tehtud ja kõik. Aga tegelikult turundajatena me oleme nagu rahvateener praktiliselt. Me peame mõistma oma klienti, me peame aru saama, mis teda mõjutab, mis ei mõjuta. Millised on motivatsioonid, valud, hirmud. Me peame sellest kõigest aru saama. Vastavalt sellele siis seda turundust ka üles ehitama. Hea turundaja ei saa vaadata seda turundust oma vaatevinklist, ta peab keskenduma klientidele. Kliendikesksus tähtis. Kliendikeskuses üks väga tähtis osa, empaatiavõime. 4. alahinnatud oskus on visualiseerimine. Ehk paljud head ideed jäävad teostamata halva esitusoskuse tõttu.
Ehk minu soovitus on visualiseerida oma mõtet, õppida neid erinevaid pilditöötlusprogramme, erinevaid videotöötlusprogramme, you name it, mis iganes see ka ei ole, õppige kasutama neid, sest see visualiseerimine on väga tähtis, see aitab seda lugu edasi anda, see aitab seda emotsiooni inimestes tekitada, seda tunnet, mida sa edasi tahad anda. Ja kui sa selle tunde saavutad, siis inimesed mõistavad sind ka paremini. See on osati seotud selle empaatiavõimega, aga samas jällegi tuleb mõelda sellele, et visualiseeritud materjal on oluliselt parem kui see visualiseerimata materjal. Ehk siis see toimib paremini kui tekstipõhise PowerPointi lihtsalt läbi kappamine. Proovi see tuua videoga ellu. 7 mõtet olemasoleva sisu taaspaketeerimiseks ja selle jagamiseks. Punkt number 1. Kirjuta varasem LinkedIni postitus uudiskirjaks. Ehk siis kui sul on mõni LinkedIni postitus lendama läinud, siis võta see põhjaks, kirjuta sellest uudiskiri valmiks, täienda seda või tee seda isegi lühemaks. Põhiline on see, et sa oma sõnumi inimestele edasi annad. Nüüd teine võimalus, nopi video podcastist parimad palad välja ja tee need lühiklippideks. Ehk video podcastide lühiklippideks jupitamine on ideaalne mõte, kus sa saad teha näiteks TikToki sisu. Sul on olev materjal juba olemas, on vaja lihtsalt see monteerida väikeseks sisutükiks TikToki ülespanemiseks. Või Instagrami, LinkedIni, YouTube'i, Facebooki, kuhu iganes. Sul on olemas see materjal, jupita seda ja postita seda teistesse kanalitesse. Kolmandaks, iganädalased mõtteterad. Ehk kui kirjutad blogipostitusi, siis saad sealt välja noppida mõningaid mõtted, mida siis oma sotsiaalmeedias ära kasutada saaksid. Võta sellest suurest blogipostitusest mingi väike tükk välja, jaga, täienda seda mõtet, et see ei oleks päris copy-paste, lisa sinna mingeid mõtteid juurde ja täienda seda kuidagi, anna inimestele mingit lisandväärtust selle kaudu. Neljandaks, löö kaasa koostööpartnerite sisuloomes, ehk siis kasuta mõnd postitus, mis sa varasemalt kirjutanud oled ning löö koostööpartneritega käed, et nemad sinu olemasolevat sisu enda uudiskirjas, blogipostituses või sotsiaalmeedias kajastaksid. 5. variant on muuta blogipostitus e-õppe videomaterjaliks. Mis ma selle all mõtlen? Kui sul on väga detailne blogipostitus tehtud, siis muuda see e-õppe videomaterjaliks. Nagu meie tegime näiteks LinkedIni turunduse puhul. Meil olid erinevad blogipostitused varasemalt tehtud valmis LinkedIni turunduse osas. Paketeerisime selle nüüd nii-öelda e-õppeks, videokursuseks ja see kaudu jällegi inimesed, kes varasemalt blogipostitusi ei viitsinud lugeda, said lihtsalt video võtta ja 2,5 tundi kuulata seda ja sellest täiesti endale piisas. Ja jälle kõnetasime võib-olla uut sihtrühma, keda me muidu ei oleks kõnetada suutnud oma blogipostitustega. Nüüd 6. variant, jaota küsitlused 3-4 erinevaks osaks. Ehk kui te teete oma ettevõtte turunduses küsitlusi, siis need on tavaliselt erinevatesse osadesse ära jaotatud. Jaotage need samamoodi blogipostitusena eraldi ära, ehk siis tehke nendest alateemad ja distributeerige neid siis erinevaid osiseid, erinevates formaatides, erinevates kanalites. Näiteks kuu esimesel nädalal jagage ühte sisuteemat sellest küsitlusest blogipostitusena, teisel nädalal videopostitusena, 3. nädalal audiopostitusena ja 4. nädalal teete võib-olla sellest slideshare'i esitluse. 7. variant, kirjuta varasemad LinkedIni postitused blogipostituseks. Ehk siis kui sa korrutad pidevalt ühte sama sõnumit, et see inimestele kohale jõuaks, et inimesed resoneeruksid sellega, mis on ka strateegiliselt väga õige lähenemine, et seda tulekski niimoodi teha, sest vastasel juhul, kui sa väga erinevatest asjadest räägid, siis lõppkokkuvõttes ei jää inimestele mitte midagi meelde, siis on mõistlik need LinkedIni postitused koondada üheks suureks blogipostituseks kokku, teha sellest selline tummine sisu ja seda siis inimestele jagada juba blogipostitusena, mida sa saad ka teistes kanalites väga edukalt distributeerida ja jagada. Kokkuvõtlikult, esiteks peame turundajatena leidma võimalusi oma jälgijaskonna ajusagaratesse jõudmiseks, tekitama neis emotsioone, unikaalseid kogemusi, looma nii-öelda ühtekuuluvustunnet. Ehk siis meid ümbritsev kultuur ja selle peegeldus on sisuloomes hea viis, kuidas seda saavutada. Ehk siis järgmine kord, kui sa sisupostitusi teed, mõtle selle peale, kas sa viiksid sellest lähtuvalt mõne muudatuse oma sisupostituses sisse või alustaksid täiesti otsast peale, et inimeste mõtetesse jõuda, et inimesi kaasata enda postitusse.
Teiseks, 4 alahinnatud oskus turunduses. Punkt 1, kes oskab kirjutada, oskab ka paremini turundada. Punkt number 2, strateegiline mõtlemine aitab luua ettevõttele pikaajalist väärtust. Punkt number 3, empaatiavõime aitab meil paremini mõista ja kõnetada oma potentsiaalset klientuuri. Ja punkt number 4, mis on ka juhuslikult viimane, visualiseeri oma mõtteid, et inimesed mõistaksid, mida sa täpselt mõtled. Nüüd 3. punkt. Kasuta juba varasemalt loodud sisu, ehk siis nii hoiad kokku aega ja tead täpselt, millised teemad sinu jälgijatele ja klientidele korda lähevad. Paketeeri see lihtsalt teise formaati. Igaühele ei meeldi sinu esitlust vaadata. Võib-olla neile meeldib lihtsalt käed mullas olla samal ajal aias ja kuulata sinu audiopodcasti. Nii et arvesta sellega, paketeeri oma olemasolevat sisu, seda on lihtsam toota kui seda, et sa hakkad nüüd iga päev uut sisu välja mõtlema. Mina olen Taavi Alpuu, see oli Digiturunduse mõttekoda. Näeme järgmine kord. Full of know-how.